Amen. Amen. Võtke istet. Tere tulemast kõikidele. Siin ees on veel palju vabu kohti, kui leiate. Tulge sealt tagant julgelt ettepoole. Meil on siin palju vabu toole. Väga hea. Tulge ühed julged vähemalt. Väga mõnus. Tere tulemast. Nii tore on teid kõiki näha. Esimese asjana kohe, if you need translation, if you don't understand Estonian, then you can go ahead and find Enrico, he's behind in the picture, ta on Hanna taga. Ta on pildil Hanna taga, praegu ta ei ole otseselt Hanna taga, aga pildil ta on Hanna taga. Enrico's right there. If you need translation, go ahead and find him, then you'll be good to go. Yeah, you'll be good to. Oota, ta ongi peaaegu Hanna taga. Ta ongi basically, väga hea. Okay, that worked out very nicely. Great. All right, so tere tulemast, te jõudsite Tallinna kogukondade ühisele kogunemisele. Me oleme Jeesuse kesksed kogukonnad, kes elavad elu koos missioonil ja see tähendab põhiliselt 3 asja. Et me tahame, et kõik, mis me teeme, oleks alati Jeesuse keskne, et Jeesus oleks fookuses, et oleks see põhjus, miks me kõike seda teeme. Et Jeesuse keskne on üks asi. Elu üheskoos, et me teame, et me oleme loodud nagu karjaloomadeks, et me oleme loodud koos olema, koos seda elu elama, koos Jumalat otsima. Midagi on selles, et kui me koos seda teeme, et kui me oleme kuidagi üksi ainult Jumalat otsime, sellel on ka oma koht, aga me oleme loodud koos Jumalat otsima, nii et me tahame üheskoos elu elada. Ja miks me missioonil tahame olla? Sest et see oli see, mis Jeesus viimase asjana ütles, et minge maailma, tehke jüngriteks kõik rahvad, et me tahame olla just missioonil, et see on see põhjus, see on see DNA, milleks me loodud oleme, on see, et kui me teeme neid asju, mida Jeesus tegi, siis me tunneme ennast nagu kõige kodusemad. Ja kuidas me seda teeme? Me oleme loonud 3 keskkonda, kuidas me seda teeme ja need on meie rütmid 2 korda kodudes ja 2 korda kuus oleme siis kogukondades, siis üle nädala me kohtume siin, järgmine nädal oleme jälle 8 kogukonnas üle terve linna laiali, siin on näha neid kogukondade nimesid ka, Lääne kogukond, tehke häält, kus te olete Lääne, nii, meil on Lõuna kogukond, Lõuna on seal taga, keegi vaikselt seal lehvitab, Kopli on meil olemas, Kalamaja kogukond on siin esindatud, Kirde. Üle nädala, üle terve Tallinna linna. Ja lisaks sellele on meil veel DNA-grupid, mis on väiksemad, sellised kõige pisemad ühikud selles valemis ja seal kohtuvad 3 või 4 naist meest koos, julgustavad üksteist, panustavad üksteisse, on kokku leppinud üksteisega, tead, ma tahan näha sind kasvamas rohkem Jeesuse sarnasemaks ja tee sina minule seda sama. Küsi mult iga nädal raskeid küsimusi, millele ma ei taha väga vastata, aga okei, ma räägin sulle ja siis selliselt me kasvame kuidagi üksteisele lähemale ja Jumalale kokku. Vot nii, me vaatame nüüd, mis on juhtunud, mis on meil vahepeal juhtunud. Nii, see enne veel, rahaasju, räägime rahaasju. Täna Piret tuleb ja räägib meil veel rahaasju, aga enne seda ma tahan veel öelda, et meie kogudusel on vähe vajadusi, aga üks vajadustest on näiteks see, et me üürime mingid kohti, kus me üritusi teeme ja kui sa oled selle koguduse liige, siis oled väga oodatud nii-öelda annetama ja usaldama Jumalat ka oma rahaasjades. Sellest rohkem lähemalt hiljem, aga lihtsalt, et te teaksite, et annetada on võimalik kodulehekülje kaudu QR-koodis, kuidas iganes tahate. Ja me tahame just olla kuidagi õnnistuseks teistele läbi selle raha, mitte kuidagi, et ehitame nüüd Tallinna kogukonna kuidagi suureks, aga me tahame lihtsalt selle kaudu olla õnnistuseks kogu maale. Vot nii, mis on toimunud? Meil on toimunud vahepeal selline asi nagu kogukonna juhtide brunch, oli väga äge, see toimus möödunud laupäeval, kui ma ei eksi. Ja see oli esimest korda, kui me kõik 8 kogukonna juhtidega saime kokku ja rääkisime sellest, et mis see tähendab, et me oleme nüüd kogukonna juhid, mida see tähendab, et me oleme Jeesuse kesksed kogukonnad, kes elavad elu koos missioonil ja kuidagi lihtsalt läksime natuke süvitsi ja tegime oma kogukondadega plaane tulevikuks. Vot nii, selline asi oli, see oli väga äge.
kui sa tunned, et sa ühel päeval tahaksid olla ka kogukonna juht, et siis oled järgmine kord ka super oodatud sinna, et seal oli selliseid inimesi ka, kes tahaks kunagi tulevikus olla. Ja ma küsin kohe Pireti käest, et brunch oli ju epic, toit oli mega. Väga hea oli. Kas oli aegade parim brunch? No ikka, peaks ütlema. Iga kord on parem, iga kord on aina parem. Läheb kuidagi järjest nagu tõusval joonel, mulle tundub ka. Nii, me vaatame nüüd pilgu ette, mis on tulemas. Meil on päris palju asju, nii et pidage vastu. Nii et pidage vastu. Palve ja teeõhtu on tulemas nüüd 12. veebruaril ja see toimub Kalaranna 8 ühes mõnusas hubases stuudios. Seda viivad läbi Sten ja Pille, keda ma praegu hetkel ei näegi siin kuskil, aga ma lihtsalt ütlen teile, et me oleme näinud nii ägedaid asju juhtumas viimase poole aastaga inimeste eludes, kes on olnud pikalt võib-olla osa sellisest New Age'i praktikatest ja kes on nüüd alles leidmas Jeesuse. Ja see on nii põnev ja see on nii äge ja me tahame toetada neid ja sellel teekonnal ka, kuidas nemad on missioonil nende inimestega, kes alles on ka osa sellest New Age'i maailmast. Nii et see on üks viis, kuidas me saame neid kutsuda palvetama ja Jeesust leidma, on läbi selle sündmuse. Ma loen teile kiiresti ette selle Facebooki ürituse kirjelduse. Kõige paremini saate te aru sellest siis, kui te tulete kohale ja näete päriselt, mis asi see on. Sest et mul olid ka võib-olla omad eelarvamused, aga pärast olles seal ma sain aru, et wow, see on midagi nii vajalikku, see on midagi nii ägedat. Aga ma loen teile selle kirjelduse Facebookis. Kuigi teetseremooniad on meie ümber sageli seotud New Age'i praktikatega, on selle õhtu eesmärk hoopis teine. Meie soov on tõsta pilgud Jeesuse peale ja luua ruum, kus vaikuses avada oma süda püha vaimu häälele. Õhtu algab vaikse tee joomisega, mida viivad läbi Sten Kristjansaarik ja Pille Laiakask. Joome teed vaikuses rahuliku tausta muusika saatel, et meel saaks rahuneda ja saaksid kuulata, mis Jumal sulle südamele paneb. Riietu mugavalt, sest istume patjadel põrandal. Palun saabu aegsasti, et saaksime ühiselt alustada. Võt nii, et ühesõnaga ma soovitan teil tulla kohale ja vaadata, et päriselt ise kogeda, mis asi see on. Et mina ja eelmine kord olime seal väikse seltskonnaga ja ma päriselt ei mäleta kunagi, et ma oleks tund aega olnud vaikuses lihtsalt ja kuulanud Jumala häält. Ja see oli nii ilus ja see oli nii silmi ja südant avardav, et ma soovitan seda absoluutselt igale inimesele, kes tahab panna Jeesust oma elu keskseks kohaks, või et see on nii äge viis, kuidas teda otsida. Soovitan. Nii, oi appi, me jäin liiga kauaks pidama. Alfa kursus käib täies hoos, näidake käega, kes on käinud Alfa kursusel praegu meil. On äge olnud, super. Hanna-Lii, sa oled nüüd olnud vist kõik korrad kohal või? Üks kord puudusin. Palun pange kirja, ta puudus ühe korra, ta ei käinud kõik. Ei, aga päriselt, kuidas sulle siiani, sest sa oled ka ju alles seda teekonda Jeesuse otsimist alustamas. Kas see on sulle midagi kaasa andnud juba praegu? Sorry, et ma niimoodi su. Et sa mu tanki panid või? Pole hullu. Jah, vabandust selle eest, jah, aga nüüd vasta. Midagi? Fred Laus või? Ei, seal taga keegi. Mooses, thanks. Ühesõnaga. Et ma tunnen, et miski nagu kutsub siia, aga ma ei saanud nagu täpselt aru, et millega tegelikult tegu on ja kuidas seda nagu väljendada, seda, mis mu sees on. Ja Alfa kursus ongi andnud esiteks mingi teatud sõnavara ja mingi sellise toetuse, et ükskõik mis küsimus ka ei ole, et siis mingid toredad vastused tulevad sealt. Ja see on lahe just see, et aitäh sulle, et see on lahe, et seal on selline nagu just selline loengu formaat, aga samas sellele järgneb ka selline mõnus arutelu koos, et sa saad päriselt kuidagi üksteisega rohkem seda teemat avada ja nüüd selle nädala teema on mingi väga oluline teema, mingi väga hea teema on, nii et kuidas? Õigus, Meelis Roll räägib sellest, et miks lugeda piiblit, täpselt, nii et kui selline asi pakub teile pinget, siis palun minge ja kuulake ja arutame üksteisega. Vot see on Alfa ja see on kolmapäeviti Passifloras.
Rahatarkuse seminar tuleb sõbrapäeval, te ei pea oma teidid ära jätma, vaid see toimub päeval 11 kuni kell 2 Enrico juures Marati tänaval ja me lihtsalt otsustasime, kuna Enrico'l on kõige lahedam penthouse, siis see on õige koht, kus teha rahatarkuse seminar, nali. Et tema juures on selline lahe asi, et täna, sest me saame ka palju viiteid sellele, et me avame natuke seda teemat siit täna lava pealt, aga lihtsalt, et minna süvitsi, et kui te tahate oma perede jaoks välja mõelda, mida tähendab seda, et me teeme oma pere eelarvet, kuidas see käib üldse, et siis see on see koht, mis me tahame nii-öelda kogudusena lihtsalt anda teile mingeid lihtsaid tööriistu kätte, et te oskaksite olla head majapidajad sellega, mis teile on antud, mis Jumal teile andnud on. Vot, ja lastehoid toimub siis kohe seal Enrico maja juures, Süsta tänaval meie kodus, nii et võite lapsed meile tuua. Ja kui eriti nahaalsed olete, siis te ei tulegi järgi ja lähete pärast sõbrapäeva teidile ja tulete alles öösel mingi kell 2-4 järgi. No, kui juhtub, siis juhtub, aga no, me ei oleks meie esimene valik, aga saame hakkama, kui nii juhtub. Nii, visahing. Ma näen seda slaidi täiesti esimest korda. Okei. Meie tegelikult tahaksime teid, see tuli nüüd siin hommikul, aga tahaks teid kutsuda sellisele iga-aastasele noortejuhtide konverentsile nagu Visahing. See on selle aasta teema siis. Ja Põlevpind on selle konverentsi nimi, kui sa sellest varem kuulnud ei ole, siis see noorteühenduskoma korraldab igal aastal noortejuhtidele just kui suunatud, aga samas ka neile, kellel on noored südames, kellel on noortefookus, sellist nagu juhtide varustamise konverentsi. Sellel aastal see toimub Rakvere Karmeli koguduses 20. kuni 21. veebruaril, nii et juba kas siis 2 nädala pärast, väga varsti. Ja meie kogudusest mina olen minemas, Matilda on minemas, Indrek teeb seminari, Kuldar räägib ka, kõneleb ja tegelikult ka väga mitmed Fred, Britni, Gerret on seal kaasa teenimas ka, kes ei lähe. Nii et kui sul on noored südames, kui sul on see kuidagi selline fookus, siis me väga julgustame sind ka sinna tulema ja osa võtma. Ja me paneme, Indrek paneb meie koguduse Facebooki sinna selle rega lingi ka, nii et kui sul on huvi, siis sa võid lisa küsida või siis ennast ära regad sinna. Aitäh, Adele, see oli siis Visahing selleks korraks. Mega äge. Teine kordki visake mulle selliseid üllatusi ja seda slaidi ma juba tean, lauamängu õhtu haasidega. Aplaus! Aplaus! Ma küsin kohe, Gerret, mis on õiged Monopoli reeglid? Õiged? Jaa, õiged. Õige vastus on see, nii nagu mina olen harjunud mängima, on see õige vastus. Aga lauamängu õhtu haasidega hakkab toimuma regulaarselt iga kuu, on ju? Nii et ja esimene kord on juba nüüd veebruari lõpus 26. kell 6 ja see toimub teie juures, eks ole. Ja see on mõeldud pigem nagu täiskasvanutele sellised strateegiamängud, et seal sellist nii-öelda nagu junior monopoli ei mängita, vaid ikka pigem Katani ja mingid selliseid, on ju? Mingid selliseid võimsamaid strateegia asju. Nii et tulge, ragistage ajusid ja looge suhteid koos selle laua ümber. Väga äge, kusjuures haasid, et te seda teete. Nii, mis on veel tulemas? GLS on selline lahe jälle juhtide seminar, mida on meie koguduses paljud on saanud sealt nii palju Jumala kõnetust ja nii palju abi ja sellist praktilist nagu abi. Seal on nii häid kõnelejaid, nii tähtsaid teemasid, koguduse teemad, äriteemadel, et seal saab tõesti iga inimene saab kõnetatud, nii et täiega julgustan siia tulemast. Ja meie kogudusest on paljud minemas sinna. Räägi Joonataniga sellest, kui sa tahad minna või kirjuta Joonatanile ja me lähme kogudusega koos mingi pundiga. Saame koos istuda seal, arutada mingeid asju, nii et registreerige sinna. Nüüd saab sellel kuul registreerida veel, nii et tehke seda GLS, väga lahe. Lauamängude õhtu me tegime, GLS me tegime
paastumine. Meil tuleb väga lahe paastuaeg kohe tulemas ja Aindu, tule räägi meile, mis asi on paastumine, kuidas me seda kogudusena teeme. Palun. Tere. Õpetusmeeskonnaga mõtlesime hästi lühidalt siis kokku panna. See on nii lühike, et suure tõenäosusega tuleb rohkem küsimusi kui vastuseid, aga siis te vähemalt olete kursis. Paastumist on piiblis kirjeldatud. Üks Vanas Testamendis kirja koht on Danieli raamatust, kus on kirjutatud, et neil päevil olin mina, Daniel, leinanud 3 nädalat, maiusrooga ma ei söönud ja liha ega veini ei tulnud mu suhu. Ja ma ei võidnud ennast hoopiski mitte, kuni 3 nädalapäevad olid täis saanud. Siis seal on natuke teksti veel ja siis sellele järgneb koht, kus siis Danieli paastumise ja palve peale tuli ingel, kes ütles mulle, ära karda, Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Nii et paastumine ei ole ainult midagi, mis me siin füüsilises ihus teeme, vaid see mõjutab ka vaimset reaalsust. Ja paastumine võib luua eeldused läbimurreteks, nii füüsilises kui vaimses. Ja Matteuse evangeeliumis Jeesus ütles, et kui te aga paastute, ja see ei olnud siis mitte, et küsimus ei olnud, kas sa paastud või mitte, vaid pigem, et kui sa seda paastud, et mismoodi sa peaksid tegema. Ära ole kurvanäoline, nagu silmakirjatseja. Aga sina, kui sa paastud, võia pead ja pese nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on taevas. Ja paastuaeg on pikk kirikutraditsioon, algab siis pärast vastlapäeva, kestab ülestõusmispühadeni 40 päeva. Ja me mõtlesime ka, et kogudusega oleks tore seda koos teha, et kui sul on juba oma kindel visioon paigas, siis sa ei pea seda muutma, aga paastumise eesmärk on teha ruumi Jumalale. Ehk siis sa midagi jätad ära selleks, et selle asemel näiteks palvetada, piiblit lugeda või midagi sellist. Ja me pakume siis välja 3 varianti, sest paastumist on ka kirikutraditioonis ka väga palju erinevaid, aga võtame meie kogudus see aasta 3 varianti. Sööd 1 toidukorra päevas vähem, näiteks hommikusöögi jätad vahele ja sööd siis hoopis 2 korda päevas. See on üks võimalus. Lihtsalt midagi oma toidust välja jätta, et väga levinud on see, et liha ei söö, see vahemik, et võid ka liha ja piima näiteks välja jätta. Või nagu Daniel jättis välja, siis tema jättis magustoidu välja, ka võib olla. Ja siis on ka võimalus mitte toiduga seonduvalt, vaid leida hoopis midagi, mis sinu päevast võtab palju aega ja seda kas siis vähendada või asendada ja samamoodi eesmärk on ikkagi ruumi teha Jumalale ja kuulata, nii et variante on erinevaid. Soovitan oma grupiga või oma DNA-ga läbi rääkida, võib-olla lepite üldse kokku, et võtate kõik ühe teema selleks paastuajaks, aga siis pärast vastlapäeva algab ja ülestõusmispühadel, siis on nagu eriti tore koos paast lõpetada. Aga hoiatus ka juurde, paastumisega võib teinekord uhkeks minna, et vaadake, kui tubli mina olen, ma ei söögi midagi või kes iganes. Aga see uhkeks minemine ongi, seda hoiab ära, kui me teeme seda koos, me kõik räägime ja ärme proovi siis võtta liiga suurt ampsu, kui näiteks esimene kord on paastumine kavas. Ja lisaks veel, et kui sul on söömishäiretega probleeme olnud, siis soovitame pigem valida 3. variant, et ei hakkaks riskima ja mängima tulega. Vot nii, ja eesmärk on Jumalale lähemale jõuda. Aitäh! Aitäh! Olen ammu nii head pargi kuulnud, et see, et kui sa vastud, siis sa räägi liiga suur maksu võtta. See ei ole inimest, see on elus meile. Nii. Aga meil on tulemus praegu see, et uued kogukonna juhid, kes on nüüd alles esimest korda hakkavad kogukonna juhtima, tulge siia, et me tahaks teid palvetada, me tahaks teid näha, teile õnnistust anda, nii et siin on meil Roosid, kes on esimest korda kogukonna juhid ja Carlos, see teeb sinu kohta. Eigid, Enrico on esimest korda kogukonna juhid, Tassod on esimest korda, ei ole või? Tassod on olnud ammu juba. Kas keegi on veel, keda ma jätan praegu nimetamata või? Keda? Reimannid on ka vanad kalad ju. Ei ole või? Jah, vanad kalad. Eskenid või? Okei, no... Nibin-nabin, järgmine kord siis, vaadake ette.
nii, tule siia poole ja Enrico tuleb ka, Eigid tulevad ka tasapisi, väga hea. Ja tahame lihtsalt kuidagi teid näha. Carlos, ära nüüd mine kuskile. Et nõus panustama nendesse inimestesse, keda Jumal teie kätte on usaldanud ja me tahame palvetada, et ta annaks teile tõesti vaimujuhtimist selles rollis, et ta annaks teile palju üleloomulikku armastust inimeste vastu, keda ta teile nii-öelda tee peale saadab. Ja see ongi see. Nii et ma mõtlen, et äkki Indrek tahad tulla palvetada nende eest või? Do it. Nii, ma teen nagu ühe palve kõigi eest, jah? Okei. Jeesus, tõesti tänu, et sina oled kõige keskpunkt, see on see, miks me oleme täna siin, miks me oleme kodudes, miks me oleme DNA-gruppides, aga veel enam, miks me võime elada tõesti missioonil läbi selle, kuidas meie elud on, mis on meie rõõmud, mis on meie mured, võidud ja kaotused. Ma palun ka tõesti õnnista kõiki neid uusi kogukonna juhte, nii armas, et nad on valmis andma oma südame, aga see tähendab ka, et oma aja, oma ressursid, oma jõu, oma talendid, vahel läbi raskuse, vahel tuleb lihtsamalt, et ma palun tõesti, et läbi kõikide aegade sa kannaksid neid ja neil oleks ka palju tuge, seda, mida vaja. Et nad näeksid ka, et kuidas, kui nemad õnnistavad, siis neid õnnistatakse, et kui nemad kastavad, siis kastatakse neid. Et anna neile palju rõõmu, visiooni südamesse, et nad näeksid neid imelisi asju, mida sina oma kuningriigi jaoks oled valmistamas läbi nende kogukondade. Nii et jah, jääme lihtsalt ootama väga põnevaid, ilusaid lugusid. Ja isegi kui tuleb mõni, ma ei tea, raske palve teema üles, nagu meil ikka vahel on, et siis me näeme, kuidas me võime võidelda koos võidu nimel. Tänu Jeesus, too paljusid päästele läbi nende kogukondade. Jeesuse nimel, aamen. Jaa, tänud, tõesti tänud teile. Uued koguduse liikmed on ka Eigid, nii et lihtsalt aplaus, aitäh teile, et tõesti nagu olete astunud selle sammu ja tahate panustada ja meil on lihtsalt päriselt nii hea meel, et olete leidmas oma pere siit, oma kodu ja tahate meid teenida, et see on suur, me päriselt me tunneme seda, et see on suur asi, et te meid teenite ja olete kogukonna juhid ka, et see on nii suur rõõm. Kas tahate midagi öelda kogudusele? Aitäh, väga tore sõnale. Ja Amanda? Nõus. Vaat kui ilus, päriselt aitäh teile. Nii, mul oli üks asi veel, et me palume Steni pärast, see on siis Maarja-Liisi tädi poeg, kes oli väga raskes seisundis haiglas ja kes ei saanud ise omal väel isegi hingatagi ja eile õhtul, hilisõhtul tegin selle slaidi valmis, ärkasin hommikul üles ja tuli juba rõõmusõnum, et Sten on hakanud ise hingama. Nii et see palvetamine on nüüd hoopis võtnud nüüd tänupalve sellise hoiaku. Nii et kohe varsti hakkame ka laulma, nii et tõuseme püsti ja ma palvetan, Jeesus, ma olen nii tänulik sulle, et see palve võib olla tänupalve praegu siin Steni pärast ja et me ei pea paluma enam seda üleloomulikku imet, vaid et sa oled juba selle ära teinud. Kõik need, kes juba mitu päeva või eile õhtul juba on palvetanud, sa võtsid need palved kuulda ja oled juba teda tervendanud ja me lihtsalt tahame sind tänada selle eest, et sa oled nii usaldusväärne Jumal, sa oled nii ustav Jumal, läbi aegade, läbi päevade, läbi kuude, aastate, sa kannad meid ja sa näed meid ja sa tunned meid läbi ja lõhki. Aitäh sulle, Jeesus, et me saame sind usaldada ja me saame öelda sulle, et sa oledki ustav. Ja tänu sulle Steni eest, palume jätkuvalt talle tervenemist, et ta keha taastuks, Jeesus, anna ta lähedastele kuidagi tõesti rahu ja et palume seda kõike, Jeesus, sinu nimel. Amen.
saame kohe veel ülistada. Me ütleme seda, et täna on ka lastetöö, aga me püüdsime, et võib-olla selle 2 loo ajal võiksid lapsed olla siin, kui nad tahavad kaasa laulda. Selles lasteruum, seal on avatud, saab mängida, aga et ärge muretsege lapsed, varsti saab põnevat tegevust ka. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Sulle
sa oled siin täna esimest korda ja sa üldse võib-olla ei saa aru, miks me laulame siin, siis see on üks viis, kuidas me saame Jumalat kiita ja mõnikord meil ei ole lihtsalt neid sõnu ja selleks need laulud on ka võib-olla head, et me laulame koos, me oleme ühes sellises hingamises nende inimestega ja võib-olla läbi nende sõnade mõnikord ka Jumal kõnetab, seda ma kogen ise hästi tihti. Et sa ei pea kaasa laulma, sa võid lihtsalt mõtiskleda nende sõnade üle, sa võid panna silmad täitsa kinni, et ei ole ühtegi vale varianti, aga et see on see, mis me kogudusena nagu teeme ja et lase Jumalal jõuda endani ja mõnikord see muusika on nagu hea vähem selleks. Vajame su vägevust, tarkust ja headust ei hoomata suuda. Sind veel rohkem kui õhku me vajame ja palume muuda meie südameid, et seda võiks me mõista. Ohkida mu hing, issanda ja kõla mu tänu mu suust iga päev, sest praegu ma kõike veel täpselt ei tea, kuid tean tuleb selgus ja mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen, seda mis minu ees toodi, kiida mu hing,
aitäh sulle, Jeesus, et sa oled siin selles kohas. Me toome sulle au, me toome sulle tänu selle eest, mida sa oled meie südametes praegu tegemas. Me tahame palvetada Pireti eest, kui ta tuleb siia ja jagab meile, mida sina oled tema südamele pannud meile. Palun tee meie südamed kuidagi avatuks, meie silmad lahti kuidagi, Jeesus, et su vaim saaks meid tõesti kõnetada igat ühte täpselt seal kohas, kus me täna oleme. Ja me täname sind selle eest, kes sa oled, ja me oleme põnevil sellest, et mida sa tahad meile rääkida. Amen. Võtke istet, lapsed, teie saate minna nüüd tundidesse, põnnid lähevad Karliga otse sinna saali ja põnnid on täpselt seal otse ees. Põnnid on eelkooliealised. Ja õigus, jah, päris pisik seda. Kuni 5-aastased, ütleme siis nii, jah, keskmiselt. Nii, ja siis juuniorid 6-11, need lähevad siis kataga. Nad on kuskil ula peal, sa pead minema otsima need üles. Ja beebid, teie olge maru rahulikud, olge täpselt seal, kus te olete. Teil on väga hästi. Väga hea, mõnus. Piret, Kalamaja kogukondade üks juhtidest, tuleb ja räägib meil on külluse seeria, Piret. Meil on külluse seeria praegu. Just toimib täiesti. Külluse seeria on käimas ja sa jagad meile järgmist osa sellest. Nii et... Ja teemaks on piisavalt ressursse. Mega. Nii, enne kui me edasi lähme, ma tahaks natuke meelde tuletada, meil on nagu see külluse seeria ja siis selle seeria keskel on selline veel miniseeria kaheosaline, nüüd, mis puudutab meie ressursse ja seda, et eelmisel korral, kes olid kohal, kes mäletab, millest me rääkisime? Rahast, no me jätkame täna rahaga ka, jaa, aga nagu natuke midagi konkreetsemat, kas kellelgi on midagi konkreetsemat meelest? Mammonast. Ja rääkisime mammonast, kes on see vaim raha taga, kes lubab meile turvalisust, identiteeti ja õnne, aga toob kaasa hirmu, võrdlemise ja sellise tunde, et sa pole kunagi piisav. Ja mida me Jumala kohta õppisime eelmine kord? Et Jumal varustab, tema tahab olla meie allikas, et me suhtuksime temasse ja vaataksime teda kui enda allikat, mitte oma palka, mitte oma säästusid. Need on lihtsalt vahendid, need on lihtsalt need kanalid. Aga nüüd siin tekibki meil siis see praktiline küsimus, et kui Jumal annab raha, mida me peaksime sellega tegema? On ju? Et täna ma tahan siis näidata üsna kiiresti läbi minna 5 piibelikust raha kasutamise meetodi, raha kasutamise viisist ja võtan selle 2 Korintuse 9. peatükist, aga ma ei taha, et me vaataksime seda kui valemit. Ma ei taha, et need 5 viisi oleks nüüd nagu meie jaoks nagu mingisugune, nüüd täpselt pean nendest punktidest kinni ja nii ongi. Kui me mäletame kuningas Saalomoni lugu eelmisest korrast, siis mida ta palus? Ta ei järginud oma isa neid edukaid valemeid, kuidas ta isa Taavet oli väga edukas kuningas, vaid ta palus Jumalalt tarkust ja mõistmist põhimõtete taga ja seda vajame ka meie, et on olemas mingid põhimõtted, me peame nendest aru saama, mitte järgima, et kui ma teen seda, siis on kõik nagu, siis me oleme õnnelikud ja elu on ilus, elu on lill. Lähme nüüd uue slaidi juurde. Kirjakoht on siis 2 Korintuse 9, 10-11. Tegelikult Paulus kirjutab Korintuse kristlastele seesama teema algab juba 6. salmist ja läheb edasi 15. salmi lõpuni, kui keegi tahab pikemalt lugeda. Aga need 2 salmi on siin. Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale. Ütlen siin kohe, et see headus tegelikult kreeka keeles haplotes tähendab lahkust, heldust, sellise avatud käega andmist ja loodame, et uues piibli tõlkes on see ka, tuleb natuke täpsema
sõnastusega, inglise keeles on generosity, et sa oled helde. Võtame siis uue slaidi, et siin me näeme seda 5 kasutusviisi, et meil on, Jumal annab seemne külvamiseks, annab leiba söömiseks, seemne, mida me saame paljundada, õiguse viljad ja viimaks heldus. Ja me vaatame igat ühte neist ja ütleme, et need ei ole nagu, jällegi ma ütlesin, et see ei ole valem, siin on mingid põhimõtted, esimesed 2 nendest on väga nagu tugevad põhimõtted, millel järgmised 3 saavad üldse, nagu mille läbi me järgmised 3 saame oma eludes näha. Ja sellepärast ma peatun ka nendel 2 natuke pikemalt. Nii, uus slaid. Esimene kasutusviis siis on seeme külvajale, ehk siis siit me tuleme kümnise andmise juurde. Me käime läbi kõik olulised küsimused, et nagu mis see on, kuhu seda maksta, millal seda peaks tegema ja võib-olla ka kõige olulisemalt, miks seda peaks tegema ja ka kuidas. Siis esiteks siis võtame, mis on kümnis. Kümnis tuleb heebreakeelsest sõnast maaser, mis tähendab 10%. Seega, kas sa saad anda kümnist 8% või 12%? Ei saa, sellepärast, et see sõna tähendus on 10%. Ja see on see, mis kuulub juba Jumalale. See on see, mida peab esmajärjekorras oma rahaga tegema. See on nagu paljudel rahatarkuse konverentsidel räägitakse ka, et esimene asi maksa ise endale, ehk siis pane endal kuhugile kõrvale säästud ja siis hakkad ülejäänud rahast elama. Meie põhimõte siin on sama, aga see tähendab lihtsalt seda, et me anname Jumalale tagasi selle, mis talle tegelikult kuulub. Ärge muretsege, kui te tahate rohkem anda, selleks on võimalusi, meil tulevad punktid 3, 4 ja 5, mis käsitlevad seda, kui tahate rohkem anda Jumalale ja Jumala riigi kasvatamiseks. Aga lihtsalt, et mis tähendab, mis asi see kümnis on, sellel sõnal on väga konkreetne tähendus. See tähendab 10%. Kuhu me siis anname selle? Malakia 3, 9-10, seal on pikemalt räägitud sellest, aga seal ütleb, et tuleb tuua raha või oma kümnist tuleb tuua varaaita, et mu kojas oleks toitu. Seda võib mitmeti tõlgendada. Ma ise olen seda tõlgendanud nii, et mina toon sellesse kohta, kust mina saan vaimuliku toidu. Ehk siis sellesse kogudusse, kus ma parasjagu käin. Et see on see varaait, mida mina tahan täita, et sealt see saaks olla teistele õnnistuseks. Järgmiseks, millal? No siis, kui raha sisse tuleb, selle peaks kohe eraldama see kümnis Jumala jaoks, nii nagu ma ütlesin alguses, et kui raha tuleb sisse, siis esimese asjana eraldad kümnise. Ja me tuleme ka jälle tagasi, ma hiljem veel puudutan seda, et miks see on nii oluline seda esimesena teha. Aga tuleme siis selle miks küsimuse juurde, mis võib-olla on see kõige suurem küsimus meie jaoks, et miks ma peaksin kümnist maksma. 3. Moosese viimases peatükis, 27. peatükis on hästi pikalt välja toodud heebra keeles tšerem põhimõte. Heebra keeles nimetatakse kümnist tšeremiks. See tähendab püha, see tähendab, et on eraldatud, see tähendab Jumalale pühendatud. Ja kõik asjad, mis olid pühad, mis olid nagu Jumalale eraldatud muistes Iisraelis, need olid puutumatud. Neid ei võinud puudutada millekski muuks otstarbeks kui selleks, milleks nad olid eraldatud. Nii et kui me jälgime seda sama põhimõtet, siis kümnis pole minu oma. Kümnis kuulub Jumalale. Ma ei saa sealt laenata, kui mul on rasked ajad, sest see kuulub juba Jumalale, sealt ma ei saa midagi ära võtta. Ma olen enda elus tihti märganud seda, et on olnud aegasid, kus ma ei ole maksnud kümnist. Ja siis ma näen, et see raha, mis mul on, ikkagi kuidagi sulab näppude vahelt läbi ja ikka on kogu aeg millestki puudust. Aga samas, kui ma annan Jumalale selle 10% kohe alguses ära, siis see 90%, mis mul järgi jääb, siis kuidagi alati jõuab kaugemale. Ja ma ei tea, kuidas see, aga see on mingisugune vaimulik põhimõte, mis siin kehtib, et niimoodi on. Miks on kümnise andmine oluline, on ka see, et nagu eelmisele korrale viidates, et ta loob selle linnukese usu, et meil on regulaarne harjumus usaldada Jumalat kui meie allikat. Me anname selle osa talle tagasi, mis talle kuulub, ja me usaldame, et meie vajadused saavad kaetud.
Teiseks on see ka sellepärast oluline, et ta avab sellised üleloomulikud aknad. Malakia 3. peatükist, nagu kui ma juba mainisin seda, seal on ka see, Jumal ütleb, pange mind proovile, testige mind. Ja tegelikult me näeme, kuidas need finantsmaailma, need aknad avanevad meile, mida me muidu ei saaks kogeda. Ja kolmandaks ja ülioluline on see ka, et kui me maksame kümnist, siis me murrame mammona haarde. Iga kümnis on avaldus, selline mõtlemisviis ja ütlemine, väljaastumine. Jumal on minu isand, mitte raha. Ja kui ma iga kord, kui ma maksan selle kümnise või annan selle kümnise, siis ma sellega ütlen, et Jumal valitseb minu elus. Ja mamm on see, mis ütleb mulle, et sul ei ole piisavalt, sellel ei ole võimu minu sees. Ja viimane küsimus, kuidas? See on ka midagi, mida paljud ei märka, et mis on vahe kümnise andmisel ja kümnise andjaks olemisel. Kas te mäletate piiblist Kaini ja Aabeli lugu? Kain tõi ohvri, Aabel tõi ohvri. See on päris seal piibli algusest. Ja täiesti sama tegevus, aga erinev tulemus. Miks? Et see on südame hoiakus, et Kain andis kohustusest, mul on kohustus anda see 10% või mul on kohustus tuua ohver Jumalale. Aga Aabel andis sellepärast, et tal oli rõõm Jumala kummardamisest, Jumala teenimisest. Ja kümnisega on sama asi, et kui inimesed annavad seda lihtsalt sellepärast, et peab seda andma ja ei muutu kümnise andjaks, vaid lihtsalt annavad seda, siis meil on samamoodi nagu valik meie ees. Ja vastus küsimusele, kuidas on, et tuleb anda rõõmsa südamega. See ei ole üks asi, mida meeles pidada, see ei ole ainult Vana Testamendi seadus, see kümnise andmine, vaid võib-olla mõnede asjade kohta võime öelda, et okei, Uues Testamendis see enam ei kehti. Aga kes tahab pikemalt lugeda, siin julgustan teid lugema, mis juhtus Ananias ja Zafiraga Apostlite tegudes 4. ja 5. peatükist, et kui nemad tõid kümnise või tõid oma annetuse Jumala ette, mis nad olid juba eraldanud Jumala jaoks ja siis hoidsid osa tagasi. Mis nendega siis juhtus? Ma ei hakka siin hirmulugusid rääkima, aga piibel on täis ka õpetlikke lugusid. Nii. Kui me mõtleme praktiliselt, et mida see tähendab, kas sul on kuupalk või sa saad mingit vabakutseliste projekti või krüpto kaudu tulu, põhimõte on sama. Et ikkagi enne kui maksta ära Netflixi tellimus, enne kui uus telefon osta, enne kui puhkuse jaoks raha kõrvale panna, esimesena tuleks anda tagasi see osa, mis kuulub Jumalale ehk kümnis. Ja praktiline reaalsus on see, et me ei anna kümnist sellepärast, et meil on piisavalt, me saame seda endale lubada, vaid me anname kümnist sellepärast, et me usaldame Jumalat ja kuidagi salapäraselt see 90% ulatub kaugemale, kui meie see 100% kunagi enne ulatus. Järgmine kasutusviis on leib söömiseks ehk isiklik tarbimine. Tihtipeale, mis saab siis kümnisest, või pärast seda, kui meil on kümnis ära andnud, mis saab ülejäänust? Et kirikutes meil on palju õpetusi, et kümnist peab andma, annetama peab, võib-olla räägime ka säästmisest, aga väga harva me kuuleme, et mis edasi teha. Ometi see on see koht, kus enamik rahalist sellist orjust toimub. Ma teen räägiks lahti sellise suletud ringi kontseptsiooni, ma tõin selle sõnapaari seal välja, aga kuidas seda mõista? Et kui meil on suletud ring, see tähendab, meil on kindel eelarve, me teame, palju meil on eluks vajalik, meie igapäevasteks vajadusteks, võib-olla ka selle suletud ringi sees on nii meie kohustused, on nii meie soovid ja on meie vajadused ja on meie soovid. Need 3 asja, kohustused, vajadused, soovid on selle suletud ringi sees. Me teame, mis on meie eelarve ja palju me kulutame. Nüüd, kui on avatud ring, enamus inimesi elavad avatud ringiga, et iga kord, kui su sissetulek kasvab, iga kord, kui sa saad rohkem mingisuguse
palgakõrgenduse või tuleb mingi boonus, mis selle rahaga nüüd teha, siis tuleb tuleb boonus, planeerime parema puhkuse, suurem palk tähendab uut autot, suuremat autot, võib-olla midagi muud, on ju. Et see ring kogu aeg kasvab ja see tähendab, et tegelikult üle ei jäägi. Aga me peaksime vastama küsimusele, kui palju on piisavalt, nagu meie teema alguses oligi, et piisavalt ressursse, mis on piisavalt meie jaoks. Kui me sulgeme selle ringi väga kindlalt, siis me otsustame, et nii, see on piisavalt meie pere vajadusteks, soovideks ja kohustusteks ja sina otsustad sellega, et kuhu su raha läheb. Sinu rahast saab teenija ja mitte sinu isand enam. Teenija koha pealt, et on öeldud, et kui sa valitsed raha üle, siis sa tead, kus su raha on ja mis ta teeb. Kui raha valitseb sinu üle, siis sa ei tea, on ju. See on nagu päris teenijaga mõeldud täpselt samamoodi, et sa ei tea, mida tema teeb. Aga kui sul on ring suletud, siis kõik muutub selliseks ülevooluks, see saab minna edasi kuningriigi eesmärkidel. Ma räägin teile ühe sellise loo, mis võib-olla illustreerib seda päris hästi. Oli üks mees, see on kaalu langetamisega seotud lugu, oli üks mees, kes oli päris ülekaaluline ja ta oli igast asju proovinud ja lõpuks talle öeldi, et see lugu juhtus Kanadas, et et sul on võimalus nagu liituda sellise kaalu langetamise uuringuga. Hästi lihtsad reeglid on, et see oli ülikooli uuring, salvestad kõik, mida sa sööd, paned kõik kirja, aga üks selline erisus on, et kasutad ainult kollast taldrikut ja tassi. Ja reegel on see, et istud laua taga, nii et laud on korralikult kaetud, nuga, kahvel, tass, taldrik ja ei tee seda teleka taga. Ja siis ta mõtles tükk aega, et kuidas see küll võiks aidata. Aga mõtles, et okei, et ma olen kõike proovinud ja selle ülikooli uuringu nimel, et ma teen seda korralikult kaasa ja proovin. Ja nädalate jooksul hakkas järsku kaalu kaotama, kaal hakkas langema. No miks siis? Sellepärast, et see ebamugavus, et see, mida ta pidi tegema, see kõrvaldas sellise mõtlematu söömise. Iga kord, kui kell 11:30 öösel mõtles, et tahaks jälle süüa, siis ta pidi minema külmkapi juurde, panema endale laua katma, oma kollase taldriku, kollase tassi, panema sinna oma snäkid, mis ta tahtis süüa selle taldriku peale, sõi need ära, siis läks voodisse, öösel 4 aeg ärkas jälle üles, kõht oli tühi, jälle tuli laud katta, siis lõpuks otsustas, et ma ei viitsi seda teha. Ja ta muutus teadlikuks, see ebamugavus kõrvaldas kogu selle mõtlematu söömise ja ta muutus teadlikuks iga suutäie suhtes. Ja see oligi see, mis tegelikult aitas tal kaalu langetada. Ja eelarve on tegelikult meie jaoks nagu see kollane taldrik. See ei piira mind, sa võid tegelikult kulutada, mis sa tahad, aga ta muutub sind teadlikuks. Ja teadlikkus tegelikult muudab meie käitumist, kui me oleme teadlikud, kuhu meie raha läheb ja milleks me seda kulutame. Ja veel eelmisel slaidil oli see Luuka kirja koht, et kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Et kui te nüüd ülekohtuses mammones ei ole olnud ustavad, kes siis võib teie kätte usaldada tõelist? Et kuidas me käitume isiklike kulutustega, määrab seda, kui palju Jumal saab meid usaldada suuremate ressurssidega. Mitte sellepärast, et ta on kokkuhoidlik, vaid sellepärast, et ta on tark. Nii et kui me praktiliselt mõtleme, see tähendab, et iga Bolt Foodi tellimus, iga klõps demo reklaamidel, see on haldamise otsus. Ma tean ise seda väga hästi, et jälle tuleb see reklaam ette. Aga küsimus, ja tihtipeale on see, et aga tegelikult see paistab päris lahe, on ju. Tegelikult mul võiks ju seda vaja minna. Aga küsimus ei ole see, et kas ma saan seda endale lubada, vaid küsimus tegelikult on see, et kas see on kõige targem viis kasutada Jumala ressurssi minu kaudu. Ja kui me selle mõtteviisi nüüd klõksu endast teeme, et siis see natuke võib-olla muudab meie mõtlemist. Ja nende eelarve koostamisega, nagu siin on juba mitu korda mainitud, et see Tako rahatarkuse seminar, sellega me puutume järgmisel laupäeval rohkem kokku eelarvestamisega.
kellel on järgmiseks laupäevaks juba plaanid, ei saa tulla, siis ma saadan kogukondadele ka väga konkreetsed küsimused, et saaksite väiksemates seltskondades seda arutada järgmisel pühapäeval. Nii, nüüd võib uus slaid olla. Ja järgmine kasutusviis on siis seemne paljundamine, külvamine ja lõikamine. Kujutage ette 3 meest, elavad 3 jõe ääres, mis voolavad mäest alla. Esimese mehe puhul vesi voolab mööda. Ta mõtleb, sellest jätkub küllalt allavoolu elavatele inimestele. Laseb kõigel minna, talle midagi ei jää, tema juures midagi ei kasva, aga pole hullu. Ta ostab kõik, mis tal on vaja allavoolu elavate inimeste käest. Teine mees ehitab tammi, hoiab kõik endale. Allavoolu inimesed kannatavad. Ta kogub ja ei jaga kunagi. Mis juhtub tema kogutud veega, kui see edasi ei liigu? Jääb seisma, roiskub. 3. mees ehitab tammi ja kaevab kanalid, et kasta teiste inimeste põlde. Ta juhib voolu strateegiliselt. Nüüd küsimus on see, millisesse jõkke sa valaksid kõige rohkem vett? Kui sina oleks Jumal, kes sealt ülevalt kallab vett. Millisesse? 3. on ju. Sellepärast, et see jõuab kõige rohkemate inimesteni. Ja Jumal otsib neid 3. jõe inimesi. Neid, kes suunavad ülevoolu teiste õnnistamiseks. Mitte ei lase sellel lihtsalt mööda voolata, ega ka ei kogu seda kõike endale. Et siin on jällegi iga kasutusviisi juures, ma pean rõhutama, et peab alati palves olema, et olla Jumalaga ühendus, et mis on sinu soov. Ka selle ringi sulgemise juures, et mis on need asjad, mis on minu vajadused ja mis on minu soovid. Ja samamoodi siin, et kui me midagi külvamiseks edasi anname. Ma töötasin kunagi Noorte missioonis, see on üks kristlik organisatsioon, YWAM, ja see on üle maailmne, inimesed elavad üldiselt annetustest seal ja annavad, ja siis me usaldame Jumalat selles, et kust tema on siis meie allikas seal. Ja inimeste kaudu siis saame raha, et oma vajadused täita. Ja mulle meenub üks selline lugu ühest Noorte missiooni töötajast, kes oli raha kogunud $250, et saaks endale osta fotoka. Ta oli fotograafia huviline, iga kuu oli ta oma selles kinnises ringis pannud endale sellise eelarve paika, kogus natukene iga kuu kaupa, et saaks 250 täis, et ta saaks endale fotoaparaadi osta, sellise kallima. Ja kui tal oli piisavalt, siis ta jällegi selle asemel minna kohe poodi, et osta, ta palvetas. Et nii, nüüd mul on see raha, et Jumal, kas ma nüüd lähen seda ostma? Jumal ütles, oota. Ma mõtles, okei, aga ootas 2 nädalat. 2 nädalat hiljem tuli tema juurde üks mees, kes oli südamesse saanud oma fotoaparaadi ära kinkida. Ja kogu fotovarustuse, mis sinna juurde käis, väärtus oli seal kokku $750. Et kui nagu kuuletuda Jumalale, siis tegelikult sa võid saada midagi palju väärtuslikumat. Ta sai $750 väärtuses endale fotoaparaadi varustust ja palju parema aparaadi, kui ta oleks ise suutnud osta. Ja nüüd tal oli veel see 250 alles. Ja siis ta küsis, Jumal, mida sa tahad, et ma selle 250-ga teeksin? Ja ta tundis, et ta peab selle andma kellelgi teisele selles baasis, kus ta elas, et keegi teine, kes just oli palvetamas, et Jumal, ma vajan ühte läbimurret oma finantsides. Ja ta läks ja andis selle 250 sellele inimesele. Näete, kuidas Jumala kuningriigis finantsasjad toimuvad. Järsku pandi taevastele kontodele $1000. Selle asemel, et iga inimene tegutseb oma piiride raames. Ja see ei juhtu nagu meie maailma mõistes tavalisel viisil, vaid see juhtub just andmise, saamise, külvamise, lõikamise kaudu. Aga siin on see kindel võti, millest siin 3. punkti juures peab nagu meeles pidama, on see, et sa ei saa seda ülevoogu hallata enne, kui sa oled oma ringi sulgenud.
sa ei saa külvata paljunemiseks, kui su rahaline majapidamine on kaoses. Et esmalt tuleb kehtestada see alus ja siis oodata paljunemist. Piiblis on hästi palju juttu külvamisest ja lõikamisest, see mõte on hästi selge seal, näiteks Markuse evangeeliumi 4. peatükis on seal põhimõte, et põllumees ei söö kogu oma saaki, ta paneb seemne kõrvale, et järgmine aasta nagu külviks oleks võimalik kasutada. Ja kuningriigi rahaasjade puhul on täpselt sama põhimõte, et osa ülevoolu on määratud paljundamiseks, on investeeringud, mida me ootame, et Jumala kuningriigile toovad tulu. Ja teise Korintuse, tulles tagasi selle teise Korintuse juurde, 9:6 on kirjutatud, aga see on nii, kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Nii. 4. on siis õiguse viljade suurendamine ehk teiste vabastamine. Me näeme Piiblist põhimõtet, et õpetussõnadest rikas valitseb aeste üle ja laenaja on laenuandja ori. Mammon kasutab seda raha, et orjastada inimesi läbi võla. See tähendab, et laenu võttes tekib kohe paratamatult valitseja ja orja suhe. Kas on läbi liisingute, kas on läbi krediitkaartide ja me tihtipeale muutume selle liisingufirma või krediitkaardifirma orjaks tahtmatult. Ja isegi kui inimesed, kellel võib-olla elus käivad väga suured rahavood nende kontodelt läbi, siis ikkagi on nad tegelikult orjad. Mis on siis lahendus? Kas lahendus on see, et see, kellel on rohkem raha, et see peaks teiste võlad ära maksma? Või samas, aga kui need, kes ei ela suletud ringiga, elavad samade mustritega edasi. Et see pole ka ju järjepidev, sa maksad kellegi võlad ära ja siis ta on 2-3 kuu pärast jällegi võlgu. Ja samas see ei vabasta kedagi mammona orjusest. Ometigi, mis tundub nii ebaõiglane, et vaadake, kuidas mõnel inimesel nagu ei ole seda võimalust mammonas mõjusfäärist vabaneda. Siis 4. kasutusviis on üks võimalus, mida saab kasutada suhete loomiseks ja teiste vabastamiseks orjusest. Ja ma räägin jälle ühe loo sellest, kui ma olin noortemissioonis, ma olin juhtide koolis, kus Earl Pitts tegi meile nädalase rahatarkuse seminari. Ja kõik see, mis me oleme siin nüüd 2 korraga kokku võtnud, oli see, mida mina kunagi õppisin nädala jooksul. Ta oli ennem hästi edukas ühes arvutifirmas ja Jumal kutsus teda just rahatarkusest rääkima ja elama missionäri elu. Tema usaldas Jumalat kui oma allikat ja hakkas oma aega panustama oma kogudustesse üle Kanada ja Ameerika ja ka üle maailma ja samamoodi ka missionitööle minevatesse noortesse. Ja siis ta oli just käinud kusagil Hongkongis mingil konverentsil rääkimas ja lendas tagasi ühel päeval lennukis ja mõtles just selle pealt, mis asjad need õiguse viljade suurendamine selles teise Korintuse kirjakohas on, mida see tähendab. Ja siis Jumal ütles talle, et aga sa peaksid olema valmis aitama teisi mammona haardest vabastama. Okei, ma olen nõus sellega, vaatame, mida Jumal nagu edasi õpetab selles mõttes. Ja kui ta koju jõudis, siis ütles ta naine talle, et vahepeal, kui sa ära olid, et siis oli saabunud üks hästi suur tšekk rahaga, seal sellel ajal olid veel tšekid kasutusel, tänapäeval on midagi muud, ülekanne, aga jah, et oli saabunud suur tšekk rahaga, et mida nad ei olnud oodanud, mida teha sellega. No nad palvetasid koos, neil oli suletud ring, eelarve koostatud, seda raha konkreetselt nagu vaja ei olnud, et kuhu see paigutada. Ja Jumal ütles, et pange see enda pangaarvele ja kontole ootama. Ja nad tundsid, et okei, teeme nii. Paar nädalat hiljem helistas üks tema koguduse noor mees, kes oli just äsja abiellunud ja pärast seda, kui nad olid nagu sellise small talkiga hakkama saanud, siis ta ütles, et tead, et mul on tegelikult väga suur probleem, mul on 48 tundi krediitkaardi võlgade maksmiseks muidu ja seal on väga nagu karmid reeglid, muidu algatatakse protsessid, et mul võetakse maja ära ja nii edasi ja nii edasi. Ja
ja siis ta tundis, et ta peab sellele noorele perele, selle noore pere võlad kõik kinni maksma sellest rahast, mis ta oli saanud. Ja andma neile nagu ilma intressita laenu. Aga ta ei tahtnud võimaldada neil jälle, et nad saaksid selle mammona ohvriks langeda, sellega ta seadis tingimused. Et nad peavad koostama eelarve, nad peavad künnist maksma ja iga 2 nädala tagant peavad nad temaga vestlema. Ja see oli nagu ka jälle sellise isanda ja orja suhte alustamine mingil määral, aga see oli selle eesmärgiga, et nad saaksid sellest mammona, sellest nagu mammona käes olemisest nagu lahti. Ja oligi, noortel oli raske, sest nad pidid hakkama nüüd kirja panema kõike, milleks nad midagi kulutasid, nad pidid oma eelarve tegema, nad pidid selle asemel, et taskust lihtsalt raha võtta, kohvi ostma minna, pidid selle kirja panema. Aga nad palvetasid iga kord koos ja ta maksis nende võlad ära ja läbi mingi paari kuu nad hakkasid raha tagasi maksma talle, mis oli siis ilma intressita antud ja nende oskused kasvasid ja nad olid saanud vabaks mammona võimu all olemisest. Ja põhimõte siin ongi see, et mõnikord ei ole raha kõige õigem kasutus anda seda kas missioonitööks või vaestele, vaid selleks, et proovida kedagi teist aidata mammona haardest vabaks saada. Aga see on raha koos suhte, vastutuse ja koolitusega, see ei ole midagi sellist, mida nagu lihtsalt teha, et ma loobin raha tuulde. Et jällegi vastutus ja Jumal peab meile selleks sõnumi andma ja see ei ole kõigi jaoks, aga mõne jaoks võib olla. Ja viimane kasutusviis on siis heldus. Andmine nii, nagu issand juhib. Ja Korintuse 9:7 ütleb, igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. See on see, et me anname raha teiste õnnistamiseks, nagu Jumal juhib. Mitte kümnise andmine, see on juba Jumala oma, seda me ei arvesta sinna. Mitte külvamine tulu jaoks, me ei taha sealt midagi enda jaoks saavutada. Lihtsalt andmine vaestele, vajadustele, mida sa näed, nagu vaim juhendab. Selle andmisviisi kohta on Piiblis Matteuse 6. peatükis ka öeldud, et näiteks almust andes ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb. Aga kui me selle kirjakoha võtame, siis ärme selle puhul pidage silmas nagu seda teist viisi või et sa pead teadma, kus su raha on ja mida ta teeb, aga lihtsalt almusta, see on selle rahatüübi kohta väga konkreetselt. Et kui sa annad vaestele, siis tee seda heldelt. Kui sul on enda vajadused paigas, siis Jumal, see, mis üle jääb, siis see on see, mida sa saad kasutada. Aga helduse juures on ka 2 olulist põhimõtet. Esmalt küsi issandalt. Ära anna, kui sa tunned, et sind on manipuleeritud või survestatud. Kui Jumal ütleb ei, siinkohal sa ei pea andma, siis sa ei pea seda tegema. Siis mine mööda. Aga kui ta ütleb jah, anna, siis anna rõõmuga. Ja teine punkt selle juures on õpi vastu võtma. Paljud armastavad anda, aga keelduvad vastu võtmast. Ja see on tegelikult uhkus. Sest see nagu petab teisi ära või nagu võtab teistelt võimaluse, et nemad saavad õnnistada sind. Ja Jumal tahab, et me oleksime kanalid nii vastu võtmas kui ka andes. Ja Luuka 6:38, see on tegelikult pikem salm, aga ma võtsin sealt esimese ja lõpuosad, andke ja teile antakse, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Ja nüüd tulles tagasi meie algse kirjakoha juurde 2. Korintuse 9. peatükis, võtame kokku need 5 kasutusviisi, et kõigepealt kümnise andmine, Jumala kui allika kuulutamine, teiseks leib söömiseks, meie tarbimise haldamine läbi selle suletud ringi, külvamine, lõikamine, see, et ülevoo investeerimine paljundamiseks, neljandaks õiguse viljad, kui me aitame teisi vabaneda orjusest, ja 5. heldus, andmine nii, nagu issand juhib. Igal sellel
viisil on oma eesmärk, igaüks annab erinevaid tulemusi ja ilmne on see point, et sa ei saa midagi neist teha ilma rahata. Seega, kui Jumal annab, siis need on kuningriigi kasutusviisid. Et raha on nagu, kui sa kujutad ette, raha on nagu selline rannapall, millel sa seisad, kui sa oled vees. See püüab pidevalt pinnale pääseda ja sul on hästi sellist tähelepanu vaja, et hoida seda oma kohal. Ja Jumal on andnud meile selle tarkuse, mitte valemid, et hallata rikkust, varandust, raha, mida ta meile kättesaadavaks teeb. Et kui sa soovid tõesti õppida neid praktilisi mehhanisme, kuidas luua seda suletud ringieelarvet, kuidas jälgida kulutusi, kuidas võlgadest välja saada, siis laupäeval on see aeg meie selles 3-tunnises seminaris. Täna oli väike pilt, laupäeval on kuidas. Ja pühapäeval ka, et me järgmine pühapäev oma kogukondades ka, et oleme avatud, kui meil on sellega probleeme, ja üksteise suhtes saame olla ka mõtlikud ja sellised toetavad. Palvetame lõpuks. Isa, ma palun, et sa annaksid meile tarkust, kuidas tegutseda nende ressurssidega, mida sa oled meile andnud. Anna meile andeks, kui me oleme eksinud. Aita, et me suudaksime välja tuua õiged põhimõtted, et meist saaksid rõõmsad andjad. Aga Isa, aita meid ka, et me oskaksime enda ringi sulgeda, et me teaks, millal on piisavalt ja seeläbi saaksime olla õnnistuseks teistele. Jumal, et sina saaksid meid kasutada oma kuningriigi heaks. Amen. Aitäh, Piret. Vabandust, ma räägin natuke inglise keeles. As we end in singing, those of us who've been in the church all our lives or just even for a couple of years, we're used to this structure. We listen to the message, we end the singing, we go home. But there, of course, is thought behind that. It's intentional. It's easy to just kind of go through the motions. And I really want to encourage all of us, based on things that you've heard from Piret, maybe there's been other things stirring in your heart and in your mind, really take this time to ask the Holy Spirit, what would you have me do right now? Whether it's money or something else that He is uncovering in your heart, to really go before the Lord during this time as we sing. If you need prayer with somebody, please be courageous and go find someone to ask someone to pray for you. We're going to close with a song that's probably new for most of you. I think the words are really simple, but feel free to read, listen, jump in and sing once you've got it, or just spend this time in prayer, however the Lord leads you. Let's sing together. Soovib võib tõusta. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns. Jesus, have it all. To you I bring my praise. To you I bring my praise, my lips, my song, a living sacrifice as one reborn. Life is now my own, will is what I want. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. All blessing and all honor, majesty and
have your church. Jesus, have your church, your love, your bride, the joy for which you freely gave your life, radiant in love, washed and purified. Jesus, have us all. Jesus, have your word, your doom, your son, the praise of every nation, tribe, and tongue, and all that has believed. Glorify your name. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. All blessing and all honor, all majesty and honor. Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, praise of all the world. Jesus, have it all. Oh, Jesus, have it all. Blessing and all honor, all majesty and honor. Jesus, have it all. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have all my days, all my days, all my life, have it all. All my days, all my life, have it all. Take all my days, take all my life, have it all, have it all, have it all. Take all my days, all my life, Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. All blessing and all honor, majesty and glory. Jesus, have it all. Jeesus, anname sinule kõik üle, oma rahaasjad, oma südameasjad, oma pere, oma lähedased, oma võitlused, oma raskused, oma kiusatused, oma sõltuvused. Tõesti, Jeesus, sina kui meie looja, kui meie südamete tundja, tunned meid läbi ja lõhki ja tead täpselt, mis on need asjad, mida meil on raske sinu kätesse usaldada. Palun,
Jeesus, et sa tuleksid oma vaimuga, valaksid selle välja siin meie üle praegusel hetkel ja annaksid meile tõesti selle julguse kuidagi sulle need asjad välja öelda, mis meil on raske sulle usaldada. Anna meile julgust tunnistada üksteisele üles, mis on need asjad, mida meil on raske ja palvetada üksteise eest. Et tõesti, et mitte üks üksteise eest, kõik, mis sa oled täna kuulnud, kas Pireti käest laulus või püha vaimult, see on kõik millegi pärast sulle täna südamesse antud, see ei ole lihtsalt niisama. Et istu kuidagi selles hetkes, istu korraks selles kõnetuses, kus sa praegu oled ja võta naabrilt ka kuidagi nii-öelda sabast kinni ja palvetage koos üksteise eest, mis iganes teil kuidagi südames on praegu. Siit ustest väljas on kohvilaud, kus on snäkid. Võite arutada ka neid samu asju ümber snäkilaua või kohvi juuas, kuidas iganes tahate. Aga ma julgustan, et midagi on, mis püha vaim tahab praegu meie sees teha. Midagi on mingid ahelaid, mida ta tahab praegu murda, mingid müüte, mida ta tahab kuidagi kummutada või ümber lükata praegu meie südametes. Et ärge magage seda võimalust praegu maha või seda hetke maha. Et kuulake seda ja jagage üksteisele ka ja oleme koos palves natuke veel, kui on see tunne. Ja. Äkki laulame ükskord veel seda chorus, maybe one more time, is that okay? Ja siis lähme välja. Amen, amen. Nagu ma ütlesin, ärge kiirustage, võtke vabalt aega. Järgmine nädal kohtume kogukondades üle terve linna. Nii et kui sa ei ole veel leidnud endale kogukonna, kuhu kuuluda, siis tule räägi minuga ja leiame sulle mingi koha, kus järgmine kord kohtuda. Kohtume nädala sees DNA gruppides ja kõikides üritustes, mis ma ennem lugesin, neid oli umbes 100 000 000, nii et edu teile meeldejätmisega. Näeme, tšau!